tere tulemast vaatama minu sünnipäeva vlogi põhimõtteliselt. Ma arvan, et sellest tuleb sünnipäeval pühendatud vlog. Ma alustan seda täna 8.08, milline imeline kuupäev. 3 päeva või kuidas võtta? Jah, 3-2 päeva enne mu päris sünnipäeva päeva, mis on 11. august. Sellepärast, et ma otsustasin kasutada oma sünnipäeva kui võimalust ja vabandust kutsuda veits sugulasi külla. Muidu ei saa sugulastega nii tihti kokku. Ja eelmine aasta ma tegin seda. Ma mõtlesin, miks mitte teha seda uuesti, sest et ma ei tea, nii tore on oma sugulasi näha minu meelest. Nii et kell on praegu 13.37. Mul on külalised kutsutud kella 8. Sest hiljem on lihtsalt nii raske lastega, nagu see päev läheb nii raskeks lastega, sest nad nii ootavad. Põhimõtteliselt kõik koristatud, mingi nipet-näpet. Ideaalseks nagu nii ei saa, aga ma mõtlesin, ma näitan söögikoolist, mis ma võtsin. Ristikeinast tellisin erinevaid snäkke. Siin on krevetid ja need on nii head. Ma konkreetselt võib-olla korraldasin selle ürituse, et ma saaks neid krevette tellida. Need tulevad niimoodi kastmega. Siis on mul siin üks kringel suitsusingi ja ajapestoga. Ja see tundus üli huvitav. Trühvli, kreemi ja soola helvestega. Korraldasin selle ürituse, et saaksin süüa tellida. Ja tort on mul ka ristikeinast. Suur tortik. Ja siis on mul kartulisalat. Ja mõtlesin, et teen ühe snäkivaagna veel juurde ja see ongi kõik. Rohkem mul ei olegi midagi tegelikult, aga ma loodan, et sellest piisab. Toit külaliste puhul on ülikeeruline minu meelest, kõige keerulisem osa toidu kogused ja nii. Aga mõtlesin, ma näitan oma kleiti ka. Ma leidsin selle kapi eest. Ma olen seda varem öelnud ja ma ütlen seda uuesti, kui ma leian, kuhu ma saaks teid panna. Kui ma leian poest mõne ilusa kleidi, siis ma ostan selle ära. Sest et praegu praegu ma ei pidanudki uut kleiti ostma ürituse jaoks. Ostsin selle Soomest Saara allahindluselt. Jeesus Maria. Okay. Hästi selline ilus klassi kleit minu meelest. Mitte liiga pidulik, ma arvan, aga natukene ikka kasutab iga võimalust tähistada, ennast ilusti riidesse panna. See on minu mantra. Ja teate mis, see ei ole ju niisama mingi sünnipäev, vaid ma ei ole kindel, et mul on nii palju snäkke, et see ära täita, aga vaatame, kui ei ole, siis tõstab ümber. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et ma saan 35 ja mul on juubeli aasta. Nii et muidugi tuleb midagi teha sünnipäeva puhul. No nii, ülikähku tegin selle mingi 10 minutiga ja tipika ma tegin enne valmis. Nüüd ma lisan siia tipika ja hakkan lauale panema asju. Tipikas oli veits vedel kuidagi, nii et ma jätsin ta külmkappi veel, aga I love food. Kartulisalat, need krevetikesed ja kringlikesed ja ma olen suht rahul, aga ma ei tea, on seda liiga vähe. I sure hope not, aga vähemalt mul on suur tort ja tegelikult paljusid asju saab nagu juurde panna. Alati saab poest juurde tuua süüa. Mulle lihtsalt väga ei meeldi toidu raiskamine, sest ma ei taha üle ka osta. Nii et jaa, nüüd panen mingid joogid, koristan veits seda segadust ära. Ja tegelikult kell on 3 minutit üle selle kellaaja, mil külalised peaks saabuma. Nii et eks nad iga hetk nüüd saabuvad ka. No ma saan super kiiresti seda teha. Mida sa näita? Mida sa saad super kiiresti teha? Seda. Wow. Wow. Tee uuesti. Kui sügavus moos hüppe. No on hüppa. Hüppa. See ei lähe kott. Wow. Äkki läheb. Äkki läheb. Proovi. Ei, kui on hüppa. Kõigele see ei lähe. Boom, läks katki.
ja piiri ääres ja siis õnne soovime sul. Keegi laulab kaasa jääks. Nii ilus soolo. Õnne soovime sul. Õnne soovime sul. Nüüd saab torti. See on pistolit. Ma filmin Jussikat, by the way. Okei, nüüd ta vaatas. Keegi, kes on juba mehel. Mina sain. Aitäh. Et jumala eest tundeid oleks. Mulle ei ole saanud. Mul ole kahte. Õnne sünnipäevaks, emme. Palju õnne, emme! Palju õnne, emme! Väike update. Järgmine päev on nüüd pühapäev. Ja meil oli eile nii tore minu meelest. Ma olen nii õnnelik, et ma nagu võtsin kokku ennast, midagi korraldasin. Sest et minu jaoks oli täiega seda väärt. Laste jaoks ka. Meil on peres palju suht ühevanuseid lapsi ja neil oli nii lõbus koos. Neil on nagu nii äge koos. Kuidagi nii hästi klapivad. Ma ei tea, minust sugulastega on midagi nagu teistmoodi. Lapsed ka nagu lihtsalt kohe klapivad, nagu nad teaksid, et nad on kuidagi seotud. Ma ei tea. Nii et lapsed olid ka mega rõõmsad. Tort oli ülihea, kõik söögid olid ülihead. Ilm oli palju ilusam, kui ma arvasin. Nagu jumala mõnus soe ilm. Ja kuna üritus algas kell 2, siis see ei veninud ka, ma ei tea, hiliste öötundideni. Need jõudsid kõik pärast ära koristada. Vaatasime veel filmi Mikuga eile. Me vaatasime Valentine, selline õudukas. Minu generatsiooni inimesed võib-olla teavad. Ma ostsin selle Apple TV nagu sealt poest. Ma olen nii kaua tahtnud seda filmi uuesti vaadata. Ja eile oli see päev ja oh my god, see nagu täiega an itch was scratched, ütleme nii. Võib-olla sealt tulebki mu õuduka armastus, ma ei tea konkreetselt lapsepõlvest juba, aga ma tahtsin ühte kingitust näidata, sest et vahel ikka spoilitakse nii hullult. Mulle kingiti siuke mega uhke föön. Esiteks juba see näitab, et tegemist on uhke fööniga, et see tuleb sellises on ju. Ja täielik üllatus. See on selline uhke föön ja siin on igasugused otsikud siis. Ma pean tutvuma sellega, see on nii fancy, et siin on isegi mingid, ma ei tea, mingid infusion või mis oli. Make the hair smoother hair care essence. Üli tore. Ja nüüd Mikk on lastega oma vanemate juures pannivoogi pühapäeval ja panin just eelmise vlogi üles ja peaks tegelikult kafeiini koostööd editima, aga jõuan seda teha hiljem ka. Mul nii sügelevad need sünnipäevasoodustused. Nii et ma mõtlesin, et ma vaatan korra linna kiirelt Viru keskusesse. Ma tahaks minna just Kaubamaja ilumaailma ja siis Rahvaraamatusse ka, sest neil on -15% täna. Äkki ostaks endale väiksed sünnipäevakingitused. Mul on lihtsalt selline sünnipäeva mingi iluasjade wishlist sellest aastast, kui ma käisin hiljuti sõbrannadega Jana Puberki juures Meigi koolitusel ja nüüd mul on ütleme nii, et päris korralik wishlist. Aga kuulen, et keegi helistab mulle. Õnneks ei sobinud. Miks nii awkward on rääkida riietuskabiini? Appikene, see oli nii tore poes käik, et ma võiks nutma hakata kuidagi.
Ühesõnaga, mis selle nii toredaks tegi, oli see, et praegu on esiteks mõnus vaikne poes veel ja ilumaailmas mind aitas üks proua, kes oli nii cutie-patuti, nagu esiteks, vau, nii ilus meik, nii sätitud on need vanemad prouad. Ise oled, dressidega, meikimata, nagu ikka. Lihtsalt nii ilusti sätitud, nii ilus meik, loodud sinna ilumaailma tööle. Lihtsalt nii armas, tore, abivalmis proua. Tõesti nagu siiralt tore. Ma ei tea. See oli nii tore, siis me koos otsisime neid asju sealt kapikesest, mis ma tahtsin ja ma sain sellise positiivse laengu sellest üli toreda ostukogemuse, eriti kui sa paned nii palju raha paned nagu nende Diori meigi asjade peale. Aga nagu öeldud, ma sain sünnipäeva soodustust, nii et Girl Math ütleb, et it's okay, aga see kogemus jah, see oli nii tore. Nii et väike uhke Diori meigi asjade haul. Siin on Dior Forever jumestuskreem. Pole mõtet lahti teha, jumestuskreem on jumestuskreem. Mul pole kunagi oma elus olnud kallist jumestuskreemi. Mitte kunagi, aga nüüd siis proovin. Siis ma ostsin ikkagi highlighteri paletti endale. Seda ma alguses ei ostnud. Ja siis ma läksin tagasi. Ja see on väga huvitavas värvis tegelikult. Aga ma mõtlesin, mul on roosakas highlight, mul on selline golden highlighter olemas, nii ma võtsin sellistes toonides. Natukene külmad, selline Frosty oli selle nimi minu meelest. Nii ilus. Sobiks lauvärvina ka, ma arvan, mega hästi. Aga ma ostsin endale ikkagi korraliku lauvärvi paletiga Anastasialt, sellepärast, et mul ei ole korraliku lauvärvi paletti. Mul on üks Max Factory oma, mis hädapärast teeb oma töö ära, aga ta ei ole kõige parem. Nii et ja ma siin, see on natuke see oli kuidagi huvitavalt. Väga huvitav, need lauvärvid on nagu pundunud olid kuidagi. Surusin need siia sisse, praegu tagasi ma midagi vahetama küll ei viitsi minna. Ma ei tea, mis see tähendab. Aga sellised toonid, klassikalised. Ja ma usun, et mulle kestab sellest väga pikaks ajaks. Kuigi kõikidel nendel asjadel on ilmselt mingi see aegumisaeg, aga olgem ausad, me kasutame oma lauvärvi palette kindlalt kauem kui ette nähtud. Ja siis mu lemmik kulmu see keel. Ma ainult kasutan seda. See on kõige parem. See on nagu gluu vist, aga ma ei tea, see ei jää siuke liimine ja gross. Nii et need olid kõik mu iluostud ja siis ma käisin ikkagi Rahvaraamatus ka, kuna -15% ikkagi raamatud ja no ma ei tea, ma kogu aeg loen, nii et mis teha? Parem siis soodukaga osta neid ja ma ostsin siis selle Tenant Frida McFadenilt. Mul on vist kõik Frida McFadeni raamatud varsti küll loetud, aga see on lugemata veel. Ja siis hetkel mu uus autori avastus on see Kristin Hanna. Tema raamatud on päriselt minu meelest nagu sellised 10-10. Frida McFadden on ka 10-10, aga nad teenivad täiesti erinevat lugemiseesmärki. Need on minu meelest päriselt nagu kvaliteet, kirjandus, kvaliteet romaanid nagu ütleks mina. Kvaliteet ilukirjandus, niimoodi vist on õige mõelda. Ja need on lihtsalt sellised guilty pleasure natukene, aga no jõhkralt põnevad, jõhkralt soravalt kirjutatud siuksed ühe päeva lugemise raamatud, mida sa ei suuda käest ära panna, alati töötab, alati saad raamatust lampist välja nendega, nii et selles mõttes nad on ka väga head. Ja ma võtsin Paper Millist endale kohvi ka, sellepärast et ma ei tea, siuke vässu ikka peal. Ma ei tea, mul on praegu nagu nii hea vibe. Ma tunnen, et ma olen lihtsalt nagu mingi the luckiest girl alive. Mul on nii hea olla. Ja see ongi vist elu mõte. Nagu sellised hetked ma tõesti olen praegu kuidagi
siiralt happy, ma arvan, et sünnipäeva tähistamise, kui sa tähistad nagu sünnipäeva, sa tunned, ma ei tea, inimesed tahavad sind tähistada, ma ei tea, siis ma panin selle loosi YouTube'i, kuigi ma ei palunud mitte midagi kirjutada, te kirjutate mulle mingeid komplimente sinna, kes tahavad loosist osa võtta. Ma olen lihtsalt nagu, ma ei tea, väga õnnelik ja siuke hoitud tunne, ma ei tea. Aga elu on samas täpselt nii lahe, kui lahedaks sa selle ise teed. Nii et eks ma selles mõttes ise tulin praegu poodi, ise kulutasin oma raha ja sellega tegin ennast õnnelikuks. Aga nüüd ma lähen koju. Mul ei ole küll helistanud keegi, aga ma arvan, et nad peaks ka nüüd iga hetk jõudma koju tagasi. Ja siis ma arvan, Mikul ei ole eriti tore üllatus, kui mind pole kodus, kui ta on terve hommikul lastega. Nii et ma loodan, et ma jõuan enne teda või täpselt samal ajal või midagi sellist. Nii, parkimise ära lõpetama. Parkimine lõpetatud. Nii, ma olen homseks valmis, ma ostsin endale 2 õhupalli. Siis ma lasin Vjörnil endale teha kaardi. Pakkisin ise oma kingitused. Selle kingituse ma ostsin endale ise. Siin ma ei tea, mis on sees, aga ma pakkisin ikkagi ise, sest et nagu how pretty. Ja ma panin siia selle Diori koti, kus te teate juba. Et ma tegelikult ostsin ise enda meiki asjad, on ju. Nii et see on veits siuke Instagram versus reality, aga mul ei ole nagu mitte mingit probleemi teha mingeid asju ise. Ma võtsin hommikuks endale kargest täpselt need küpsised, mis ma hommikuks tahan ja nagu miks saaks võtta ka neid asju ja teha neid asju, aga ma ütlen, minu jaoks ei ole nii oluline ja ma ei tea, ma kuidagi ei oota, et kõik tehakse minu eest ja aga lilled jätsin, lilled ja kingitus siis ikkagi jätsin nende hoolde ja kaardikese. Ma ei taha teile ennast näidata, sest mul võigid kortsu kleepsud näos, aga ma lihtsalt ütlen, et ma olen kuidagi nii elevil oma sünnipäeva osas. Ma ei teagi, miks ma ei ole vist mitu aastat oma sünnipäeva puhul väga midagi teinud ja ma pean tõdema, et mega tore on kuidagi ja ma olen väga elevil, aga egast midagi. Ma arvan, et hommikul näeb, paregi ma olen nii all in näinud, et ma isegi olen ostnud endale, juba reisi pealt ostsin endale sellise krooni, ma ei tea, lihtsalt mulle meeldib teiste jaoks teha neid asju, aga miks mitte enda jaoks ka teha. Nagu ma tunnen, nagu see oleks mingi tabu teha enda sünnipäevaks mingeid asju, nagu keegi teine peaks neid tegema, aga ma ei tea, ei ole realistlik kuidagi ja ma ei tea, mulle meeldib ja ma tahan, et mul oleks need asjad, nii et ja selle siin kuidagi väga elevil. Sa oled 35. Sa olid 34, nüüd sa oled 35. Ja kättega. Mõtlen küll, aga see on nii palju pakke. Näita, mis see on. Yeah, it's the prettiest bag. Ossa. Kas sa oled tahtnud seda? Jaa, suur aitäh. See on nii ilus. Aitäh. Prooviks. Õnnine. Prooviksime neid ampse, mis sa arvad minu seksikalt six-packilt. Kas oli see päev või oli see öö? Või oli see päev või oli see öö, kui kohtusin ma sinuga? Lõpeta! Selline Lõpeta! See on parim asi, mida ma näinud. Tikkuda! Minu pallas rõõmustab sind nähes. Oh my God. Sinu naiseks ja minu küskaks meheks. Minu pallas rõõmustab sind nähes. Muudab sinu naiseks ja minu kiskaks meheks. Laura ja Sofia kõnitlevad sind, ootan sind. Ongi käes see päev, millest ma olen siin jahunud.
juba mitmes vlogis ehk minu sünnipäev on käes. Palju õnne mulle. Palju õnne mulle. Inimene, kellega ma võtan kõige rohkem aega koos. Ja panin mingid klipid hommikust. Ma liiga palju isegi ei tahtnud filmida, ma tahtsin lihtsalt hetkes olla. Ja hommik oli nii ideaalne tõesti. Mul olid kraanid kohe lahti, ma ei tea, kas see on mingi vanuse asi siis, aga perspektiiv on võib-olla teistsugune natukene, kui sa saad vanemaks. Ja teine asi, mis lihtsalt trigerdas seda, oli see, et lapsed laulsid, või no Mika, ja ma ei teadnud või ei ole pannud tähele, et ka Noel oskab laulda sünnipäeva laulu nii ilusti, nagu mul on nii suured poisid. Ma ei tea, kas ma panen selle klipi vlogisse või ei, ma ei ole veel otsustanud, pluss Noel oli püksata. Aga see oli nii... Ma ei tea. Ega elu enam paremaks ei lähe, kui sellised hetked. Nii et see oli üks väga ilus hetk minu elus. Ja üleüldse see sünnipäeva hommik oli lihtsalt kuidagi nii ideaalne. Muutis väga emotsionaalseks mind. Ja peale seda mul on käinud 2 korda kuller, mu vanaema ja vend ja vanatädi ja teised sugulased saatsid puuviljakorvi, mis on mega armas ja kulub täiega ära. Ja siis üks sõbranna saatis lillekimbu Tartust ja hommikul avasin kingitusi ja ma ei tea, lihtsalt olen väga happy ja üliraske on olnud tööd teha. Aga tööpäev hakkab vaikselt läbi saama ja lähen meiki ja soengusse Jaana Pobergi juurde, mis oli ka veits siuke last minute otsus, sest ma ei ole väga suur meigis käia, aga kuna mul oli nii tore kogemus temaga meigi koolitusel, siis ma ikkagi panin ja see säästab tegelikult mul väga palju nagu stressi enda sättimisega. Et kui ma jõuan tagasi sealt, siis ma olen siis valmis sätitud täitsa uus kontseptsioon minu jaoks. Aga ma näitan teile, panin siia kõik oma asjad nagu mingi 16-aastane tüdruk, aga ja ma omast arust olengi mõnes mõttes ilmselt igavesti väike tüdruk ja iga kord, kui mul on nagu tore sünnipäev, siis ma hiilingi midagi endas, lihtsalt mul ei ole sünnipäeva perekond. Saad aru? Meil on jõuluperekond, jõulud meie perekonnas on next level ja seetõttu nagu mul on jõuludega seoses ainult mega positiivsed emotsioonid. Sünnipäevaga, esiteks mu sünnipäev suvel, lapsena tähendas see seda, et mitte keegi ei saanud tulla. 3 sõbrannat heal juhul said tulla, kõik ülejäänud olid maal, on ju. Et see nagu pettumuse element lapsepõlvest. Ja kuna ei ole ka sünnipäeva perekond lihtsalt, mu vanemaid nagu neid üldse ei huvita enda sünnipäevad ka, siis ongi võib-olla tekkinud sellised vastakad emotsioonid sünnipäevaga seoses, et mõni aasta oli, ma ei tea, üliäge, mõni aasta, ma ei tea, ei olnudki väga midagi, et ma ei tea, see kindlasti tuleb nagu lapsepõlvest ja üritan... Teate, tulebki teha lihtsalt enda sünnipäev ise ägedaks ja ma tunnen, et see aasta ma olengi ise seda teinud ja teised muidugi ka. Ja siis, ma ei tea kuidagi üliäge. Ja mõni aasta ma ikka teen näo või nagu lihtsalt ei viitsi oma sünnipäevaga tegeleda, aga mõni aasta on siis selline nagu see aasta, kus ma viitsin ja ma tunnen, et kõik on nii äge ja lihtsalt Vaadake, mis kimbu nagu mind kinkis. See võttis ka mind täiesti sõnatuks. Jälle pisar silmas. Nagu he had one job ja he did good sellega. Nii et ja ma lähen meiki ja soengusse varsti. Ma pean juuksed enne ära kuivatama, nii et saan oma uut fööni katsetada. Ja ma sain sünnipäevaks veel Watchweari kinkeka. Ma käisin eile ja ostsin endale Lespeksi päiksekad. Sest ma kuidagi kohe sattusin sinna Viru letti ja minu arust need on nii ägedad, siuksed viisakad. Mega rahul nendega. Nii et jaa. Naudib lihtsalt seda väga toredat tunnet, toredat
päeva toredat aega oma elus, toredat vanust. Jah. No nii, hello. Vist on näha, et meigis on käidud ja lokid on siuksed natukene nagu nad on, sest et me ei kamminud neid täitsa välja. Mul ei püsi muidu. Nii et las need lokiks, et praegu olla, kuigi õues on täna nii tuuline, et ma ei tea, pidin ühe Vintedipaki panema posti ja sularaha võtma välja ja selle 2 käiguga, nagu ma tundsin, kuidas tuul lihtsalt seda ju soengut nii hullult räsib. Aga ma tunnen, et ma praegu kuidagi nii väsinud järsku. Kell on 4 saamas. Resto, ma ei olegi rääkinud talle tegelikult, kuhu ma üldse lähen või mis mu sinna plaanid on. Aga ühesõnaga jah, kell hakkab 4 saama. Ja kõik, mis ma tegema pean, on nagu kleid selga panema, kingad jalga panema. Ja noh, pildid, TikTokid, see on mu enda soov. Aga nagu praegu see meigise soengus ära käimine võttis täiega, ma tunnen sellist nagu stressi ära. Et no teades mind, ma suudan ikka ajahätta jääda, aga ma ei tohiks ajahätta jääda. Nii et ma tegin praegu ootis, ma olen nii vässu, nii ma tegin endale kohvi. Ja lihtsalt korra maandun, ma tunnen, et ma olen kuidagi hästi palju mingi kõrgendatud emotsioone. Ja nagu ma peangi veits puhkama nüüd mingi pool tunnikest. Konkreetselt hingama, rahunema, et kui ma lähen edasi, siis ma tõesti olen nagu hetkes ka kohal. Ja ma tunnen, et tänane päev on olnud natukene nagu virvarr heas mõttes. Aga kuhu ma siis lähen sünnipäeval? Kuna ma ikkagi sain 35, siis ma tundsin, et ma peaks midagi tegema. Ja see tekitab ka alati seda mingit sünnipäeva ärevust. Ja tekitas natuke ka sellel korral. Aga ma üritasin üli hoolega mõelda, mida mina tahaksin. Kuidas mina tahaksin täpselt. Ja tänased plaanid siis ühesõnaga, mida ma siis soovisin, on see, et ma lähen Uumasse, mis on mu 1-2 lemmikrestoranist. Seekord siis Uuma, 30. juubel mul oli sõbrannadega Tšannis. Ma jätkan seda mustrit siis ühesõnaga. Ma lähen sõbrannadega Uumasse, ma kutsusin tõesti oma nagu mingi kõige lähedasemad sõbrannad, kes on lähedased ka nagu antud ajahetkel. Mu südame sõbrannad, ma hästi hoolega mõtlesin. Ja ikkagi meid tuleb kokku 7, ehk siis 6 sõbrannad kutsusin. Et ikka kuidagi palju. Lihtsalt tahtsin, et see oleks ülisüke pisike, intiimne ja ei olnud tuju nagu teha suurt pidu. Kuidas inimesel saab olla 6 südamesõbrannat? Ma ei tea, kõlab kuidagi palju. Sest et tegelikult, kui ma teeksin mingi suurema peo, siis mul oleks veel ülipalju inimesi, keda kutsuda. Ja ülipalju oli selliseid inimesi, keda ma mõtlesin, kas ma nagu sõbrannasid ka, kes võib-olla, ma ei tea, veits on mingi kaugemaks jäänud või ära kolinud või nii, et kas ma peaks kutsuma nii. Et ma ei tea, kuidas saab tegelikult nii palju olla nagu kalleid ja häid inimesi. Sünnipäeva ajal saad seda aru minu meelest. Aga seekord nii ülimini sünnipäev lihtsalt mõndade sõbrannadega. Nüüd ma lihtsalt vedelen siin ja meiki lähemalt äkki. Selline bronsi glam tavaline, aga lihtsalt see meikar on nii tore. See aeg läks mega ruttu ja ta teeb üliruttu ja samas ülikvaliteetselt. Nii et ma usun, et ma võin rahul olla või no ma olen rahul. Ja ma ei tea, praegu lihtsalt jäin lubisema kuidagi, aga siuksed plaanid siis. Ma olen lihtsalt väga elevil, et süüa seda Uuma toitu nagu nii väga oma tüdrukutega. Kõlab nii toredalt. Ma hakkan kohe minema, aga ma näitan teile oma sünnipäeva õhtusöögi outfiti. Full fit Saara. Ja siis sillerdab nii ägedalt. Tšau! Võta meil seda kingitlusa. Kas
ma olen nagu printsess. Jaa. Ma igatahes tunnen ennast küll väga printsessikalt. Ma ei tea, teeme ikka koos. Teeme sellega ka. No nii. Me istume edasi, sa saad siia istuda. Ise ma ei joonud, aga tüdrukutest me tegime nii. Näiteks väga ei pooli ka. Õnneks meile suhteliselt. Ühegi siia, no ma võin võtta kuidagi. No, kui te tahate. Kui te tahate. Jah, sain. Jaa, väga hea, sest me ei ole. Jah. Ikka ta meil kimchi. Ja peale siis ma kindlasti niimoodi, kui võtame kokkusega ta ja siis süüa tekib. Põhimõtteliselt volana see oli nii palju tähelepanu, et see moolab sinna. Vähemalt sa said siia. Sünnipäev on läbi ja tagasi reaalsusesse, mida illustreerib see kui puhast pesu, mis mul on ära panemata seal taga. Ja täna oli juba täiesti tavaline päev, tööpäev. Ma jätsin Noeli endaga täna koju. Tuli selline tuju, mul ei olnud täna, ütleme nii, ei ole täna palju mingeid kohustusi. Sain jätta ja teha talle puhkepäeva ja ma ise olen ka nii väsinud kogu sellest sünnipäeva trallist. Tegelikult õhtul juba seal restos mingi hetk apikene ma olen nii väsinud tegelikult, et selles mõttes võib-olla peale tööpäeva sünnipäev ma ei tea, kas see on nagu kõige parem idee, aga jumal tänatud, ma tegin seda restoranis, sest et eile oli mingid tormituuled. Kui me restoranist 10 paiku väljusime, siis olid tormituuled Plessneris ja vedas, et laupäeval, kui mul oli kodus sünnipäev, oli väga ilus ilm, et selles mõttes hea ajastus ja restoranis oli kõik ka 10-10-st, milles ma ei kahelnudki ja ma olen nii õnnelik, et kõik sõbrannad, keda ma kutsusin, said tulla ja kõik tulidki, ei olnud mingit viperusi kellelgi viimasel hetkel ja ma ei tea, ma arvan, et kõigil oli tore, mulle tundus. No söögid olid head, joogid head, resto hea, nii et vähemalt see kindlasti oli tore ja me olime seal põhimõtteliselt 6-10-ni, et päris pikk õhtu ja selles mõttes hea, et ma panin 6, ma arvan, siis tööpäeva õhtu ei veninud liiga pikale ja siis ma restos ei vaadanud ka kinke, ma nagu unustasin need täiesti ära, aga siis ma tulin koju ja Björniga veel vaatasime neid ja ma ei tea, mul oli vist elu kõige parem sünnipäev see aasta või elu üks parimaid sünnipäevasid ja kindlasti suur osa sellest oligi, kui palju ma ise või nagu mis energiaga ma ise sünnipäevale seekord vastu läksin, et ma läksin ise kinda all in, nagu te siit vlogist nägite, tegin väga palju asju ise endale ja väga palju, enamuse ma sain teistelt, kes panustasid oma kohaloleku ja hea energia ja kõigega mu sünnipäeval, et I feel the love ja aga lihtsalt kuidagi ma tunnen, et inimesed peegeldavad ka su enda mingit vibe'i, et hästi tore sünnipäev ja võib-olla tõesti mu elu kõige parem sünnipäev
ja nagu te mind juba teate, ma olen lihtsalt väga tänulik ja ma ei võta mitte ühtegi asja iseenesestmõistetavana ja seda, et mul on nii toredad emotsioonid sünnipäeval, ma ei võta üldse iseenesestmõistetavana, sest et nagu null mingit birthday blues momenti see aasta, null. Ja ma no selles mõttes, et jah, see aasta ma võtsin sünnipäeva tõsiselt ja see tasus ära, ütleme nii. Ja väga hea vanus on see 35 praegu. See on väga hea vanus minu jaoks. Ja ma rohkem ei jätka siin selle monoloogiga, sest ma tunnen, et see video on täiesti too much juba kopees juba vaadata. Nii tänulikku ja õnnelikku inimest võib-olla. Aga ma mõtlesin, et lõpetab selle sünnipäeva vlogi korralikult ära ühe viimase sünnipäeva kingi hooliga, siis näitan, mis sõbrannad kinkisid ja lille hooliga. Ja siis paneb punkti sellele sünnipäevale see aasta ja kuigi sünnipäev oli nii tore, siis selles mõttes ma olen õnnelik, et see on ka läbi selleks korraks peetud, et korralik siuke trall ja ma arvan, et inimestel on ka nagu kopees mu sünnipäevast. Nii et 365 päeva saate puhata mu sünnipäevast. Vaatame, kuidas järgmine aasta. Aga ma võtan siit järjest siis. Siin sõbrannad kinkisid mulle kirastase selle Genesis sarja asju, mida ma soovisin. Ja neid ma olen väga kaua tahtnud, aga ei ole raatsinud endale osta. I think I may need professional help. A chef, a butler and a maid should do it. Ma ei tea, mis nad sellega tahavad öelda mulle, aga väga nunnu, väga tänulik. Siis siin oli üks Cold Time'i ehe, mis on mega ilus. See on selline Van Cleefilik. Üli ilusalt sadelab. Ja ma kannan nii kuldset kui hõbedat, aga mul on rohkem viimasel ajal kuldset, nii et tore vahelduseks saada selline hõbe, tõesti kena. Ja siis ühe teise kingiga koos olid need lemmikud näomaskid. Aga mul on siin suvalises järjekorras, siis vaadake, milline uhke kingitus ja üliäge kaart. Ma ei hakka sellest lugema, aga väga armsalt kirjutatud ka kaartidesse. Siin üks kaupsi kinkekas või nagu partnerkaardi kinkekas. Palju fancysid meigi asju. Ma tegelikult soovisin tõesti seda, sest me käisime sõbrannaga koos seal Jaana Pobergi juures meigi koolitusel ja tal on see liquid blush. Ja nüüd mul on see olemas. Aga mul on lisaks sellele olemas ka Chanel'i loose powder ja Chanel'i käekreem. Nii et ma olen üli fancy. Ja siis siin on veel erinevaid kaardikesi, ümbrikukesi ja nuinud siuksed kaardikesed kõik. Aga ma ei loe neid privaatseid sõnumeid teile siin. Aga last but not least oli ka lihtsalt nii nice kink. Samuti sükke asi, mida ma olen ülikaua tahtnud, aga lihtsalt ei ole raatsinud ise endale osta. Ja see on ideaalses värvitoonis. Stanley Cup. Ja, te näete ju ise, et üks tüdruk ei saaks olla. Ma olen 35, kas ma üldse saan öelda enda kohta enam tüdruk? Üks naine. Ma ei saa öelda naine nagu. Ma ei tea, mu vanamaga ütleb meie tüdrukutega ikka veel. Nii et ma ütlen ka. Lihtsalt, ma olen üks väga lucky tüdruk, nagu te näete. Ma olen väga. Teate, mis ma lihtsalt lõpetan ära? Ma arvan, tänukõnedest lihtsalt
aitab, kõik on pundile pihta saanud, aga ma loodan, et oli tore vaadata. Nii, ja nüüd ma näitan teile lilli ka. Kindlasti on lillearmastajaid siin, nagu lihtsalt vaadake seda hullumeelsust. Ja last but not least midagi siis minu poolt ka teile, ehk siis kuulutan välja loosi võitja. Panen loosi võitja siia ekraanile ja kui ma ei ole sinuga ühendust võtnud juba, siis kirjuta mulle ise kas meilile või Instagrami, lepime kokku, kuidas ma paki sinuni toimetan. Ja aitäh kõigile teistele ka, kes loosist osa võtsid. Proovin teha veel ja jah, aitäh, et vaatasid minu sünnipäeva vlogi. Näeme nagu ikka järgmises videos.